Tervist ja tere kuulama saadet nimega Investeerimisideede universum, mille toob teieni KPMG Estonia ja tegemist on saatega, kus me räägime investeerimisest, aga mitte ainult. Me proovime siin teha nalja, hoida pinget üleval, rääkida ka kultuurist ja teadusest ja muudel põnevatel teemadel ja tänase saate peamiseks teemaks on Hiina. Et kindlasti on võimalik nii suure ja nii pika ajalooga riigiga hakkama saada umbes 1,5 tunniga, arvan, et täiesti ammendavalt me suudame kõik Hiina teemad ära katta, aga no proovime vähemalt. Ja tänase saate külalised on Leslie Leino ja võib-olla kõige parem on, kui sa ise tutvustaksid ennast paari sõnaga ja ma palun igal saates osalejal ka mainida ära oma seos Hiinaga, kui see on olemas. Ilmselt on, muidu me poleks vist siin. Ja tere, mina olen Leslie Leino ja Hiinaga ma hakkasin siis tegelema pärast kaitseväest väljatulekut, pärast ajateenistust, see oli siis 2003 aastal, läksin õppima siin Tallinnas ja hiljem siis 2005 lõpp läksin Hiinasse ja kokku ma olin, ma arvan, 6-7 aastat, aga see oli siis periood 2005 lõpp kuni 2018, et pärast Covidit ma ei ole seal käinud ja see regioonis ma palju käinud, aga Hiinas ma ei ole käinud. Ja sa oled kirjutanud ka raamatu Minu Hiina. Ja, ma olen kirjutanud üht koma teist avalikusruumisse, et sõna võtnud ja osalenud erinevatel üritustel ja ka pikalt olnud tõlk ja konsultant ja seotud kõigi nende erinevate initsiatiividega, mis tegelikult Eesti pool on olnud, et kunagi üks Eesti diplomaat ütles, et sa peaks olema inimene, kes teab kõige rohkem Eesti-Hiina vahelistest asjadest. Mitte, et ma tean kõike, vaid kuna mind on kaasat erinevatesse projektidesse ja tõlgi rollis olen saanud päris asjades kaasa. Millest ei tohi rääkida avalikult ilmselt, aga vaatame, äkki õnnestub midagi välja pinnida. Ja? Priit Martinson. Ja tervist. Minu Hiina periood algas veidi hiljem kui Leslil, et ma tegin Pekingis Tsinghua ülikoolis magistrikraadi Hiina õiguses ja hiljem töötasin Shanghais Eesti konsulaadis ja EAS-i esindajana. Et seal minu roll ligi 6 aastat oligi meelitada Hiina investeeringuid Eestisse perioodil, kui need veel ei olnud mitte ainult popid, aga lausa soodustatud. Et täna on uued ajad ja mina kusjuures ei ole ka alates Covidist Hiinas käinud, et elu on muutunud. Ando, sa räägi ära, eks ole. Mina olen Hiinas käinud turistina ja olen korraldanud seal ka paar turunduskonverentsi, et ma olen seal kokku ka võib-olla 10-15 korda käinud ja nii-öelda teinud siis, kui seda saab äriks nimetada, ma olen müünud Hiinasse mõned konverentsipiletid ja sponsorpaketid ehk et olen siis saanud praktikas proovida, kuidas Hiinaga äri teha on, aga ma pole seda enam viimased 15 aastat teinud, et see jäi kõik sinna ammusesse aega ja pole ise ka pärast Covidit seal käinud. Ja Hanno Lindpere KPMG-st. Et mina siis Hanno ja ütleme, kuna meil on siis sellise huumori teadus- ja investeerimissaate hübriid, eks ole, siis mina hoopis alustan Ricky Gervais show'st, eks ole, et see oli üks maailma esimene podcast. See pandi Spotify'sse nüüd uuesti ülesse aastast 2005 ja seal olid siis Gervais, Merchant ja seal oli karakter Carl Pilkington. Ja Carl Pilkington oli selline inimene, kes ütles, et näiteks kui sind võõras riigis vaktsineeritakse või seal on imelik toit, et siis loodus annab sulle signaali, et ära sinna mine. Selles mõttes. Ja siis pärast tehti muidugi ka video, et on olemas sellised DVD-d ja sarjad nagu Idiot Abroad. Carl Pilkington siis Gervais saatis Pilkingtoni sinna ikkagi Hiina ja Indiasse ja siis pani ta läbi erinevate katsumuste. Ma siis paar nädalat tagasi vaatasin selle uuesti üle. Et võib vaadata, et ega see väga hästi aegunud ei ole, aga miks ma sellest nii väga pikalt räägin, et minu roll on siis täna olla Carl Pilkington. Mina ei ole kunagi Hiinas käinud ja mind on alati hämmastanud. Ma olen idamaades käinud, et vaatad seda Buda kuju ja Buda vaatab sulle otsa ja minul ei teki mitte mingit emotsiooni, eks ole. Kui ma kusagil katedraalis või kusagil käin, ma saan aru, mul on mingi taust, eks ole, isegi kui ma seda süžeed või kiriklikku süžeed ei tea, mul tekib mingi emotsioon või mingi side, aga kui ma seda Budat vaatan või mõtlen, et kas ma Hiina tahan minna, teed väga ei taha, eks ole.
nii et no teil on siis võimalus mulle tõestada, pärast et ma väga saadet nagu eksin, võib-olla eks ole. tekib isu, aga alustame Eesti ja Hiina suhetest, et nagu Priit ütles, et ta oli EAS-i esindaja, see oli aeg, kus Eesti äridelegatsioonid käisid erinevate toetusmeetmete abil Hiinas ja Hiinaga äri ajamine oli nagu selline popp asi või seda soodustati riikliku tasemel ka. Praegu on Eesti välisministeeriumi äridiplomaatia sellises memorandumis Hiinast põhimõtteliselt nagu juttu ei ole, et Hiina ei ole üldse pildil ja Hiinaga äri tegemine ei ole kuidagipidi ka soositud ja minule on mõned diplomaadid niimoodi off the record maininud seda, et me oleme isegi kohati pühamad kui paavst, et paljud teised Euroopa Liidu riigid ajavad Hiinaga äri. Ma just vaatasin hiljuti statistikat ka, et isegi mõned riigid on nagu näiteks Iirimaa ja Hispaania, kelle eksport Hiinasse on kasvavas trendis, et kui näiteks Saksamaa ja teiste suurte riikide oma langevas, aga näiteks Hispaanial õnnestub ikkagi oma sealiha ja Iirimaal piimatooteid sinna müüa nagu kasvavas tempos. Et millegipärast Eesti siis nagu on täiesti enda jaoks Hiina välistanud ja see põhjendus on see, et need poliitilised riskid on nii suured, et siis valitsuse tasemel, kui valitsuse mingite meetmete abil aidatakse Eesti ettevõtjad Hiina turule, siis need riskid, et mingitel poliitilistel põhjustel see nende äri seal ära lõpeb, on väga suured ja seega seda pigem siis ei soosita, et maailmas on teisigi kohti, kus äri ajada. Et mis te arvate, et kas me peaksime nagu Hiina enda jaoks nagu täiesti nagu välja lõikama või ikkagi peaks kuidagi proovima nendega niimoodi kavalalt asju ajama? No ma arvan, alustuseks siin on päris suur vahe, et kas me räägime nagu meie valitsuse ja välisministeeriumi avalikust poliitikast või me räägime päriselust. Räägime päriselust. Et päriselus ilmselgelt Hiinast endiselt tuuakse Eestisse massiliselt kaupa, et on see mööbel või mänguasjad või mis iganes tarbekaubad. Päikesepaneelid, et ega Hiina on maailma tehas endiselt, see ei ole muutunud ja ma arvan, mõned edukad nagu ettevõtjad, kes sinna müüa ka suudavad, et ega nad müüvad ka edasi, et õnneks meil nagu seda ei ole juhtunud, nagu on ju nüüd Venemaaga, et see on ka nagu seaduslikus mõttes keelatud, et Hiinaga äri võib ikka teha, aga võib-olla küsimus on jah selles, et kas sellele vaadatakse hästi ja see on see, mis on siis nende aastatega muutunud. No Hiinaga äri tegemise puhul räägitakse sellest, et seal on kindlasti vaja mingisuguseid vippe, selliseid valitsuse liikme tasemel inimesi, kes sulle uksi avaks, ehk et on väga suur vahe, kas minna Hiinasse suhteid looma riikliku delegatsiooni koosseisus või minna sinna nii-öelda üksinda, et Leslie, sina oled ka tõlkinud neid delegatsioone ja näinud seda, et kas see, et sinna praegu ei saa minna sellise ametliku valitsusdelegatsiooni koosseisus ärisuhteid arendama, et kas see on nagu oluline takistus meie ettevõtjatele? Kui ma mõtlen COVID-eelsele ajale, siis tegelikult oli Eesti ettevõtjad, kes täitsa suutsid omal jõul ilma riigi abita kliente seal leida ja aastaid ikkagi oma äri suhteliselt edukalt teha. Et ma arvan, et mõlemad variandid on võimalikud. No praegu lihtsalt ju neid riigi delegatsioone ei lähe sinna Hiinasse, et see nii-öelda kaob ära, see võimalus, aga ise, seal ju saab, minu meelest ka ise mõned ettevõtted endiselt käivad ikkagi Hiinas otsimas partneridega, messidel käiakse, aga see riigi tugi vist ei ole enam nii märkimisväärne kui varem. Aga mina olen ikkagi selle seisukohal olnud, et kuna see turg on üha politiseeritum, siis mitte, et ei tule keelata, vaid lihtsalt ma arvan, et riigi roll võiks olla avalikult öelda, et see on politiseeritud turg ja riski võtate ise. Et mina ei arva, et sinna ei peaks minema, ma arvan, et sinna peaks minema, aga ütleme varasemalt enne COVID-it need protsessid, mis mina nägin, seal oli ikkagi väga tihti probleem see, et Hiina puhub ennast suuremaks, sest ju näiteks toidusektoris neid ekspordilitsentse on aastaid aetud ja ka nii-öelda selle kuldajastul, ehk siis mis on 2015 kuni 2018, aga need ei edenenud väga hästi. Siiamaani ei ole neid litsentse saadud, et kui Hiina oleks avaisüli oodanud kõiki välismaalasi, ma arvan, need litsentsid oleks kiiresti Hiina poolt kinnitatud ja sest mitte paljud, aga mitmel ettevõttel, mina tean, tegelikult kliendid juba olemas Hiinas, et nad olid valmis müüma enda kaupa, aga lihtsalt polnud litsentsi. Lisan ka vähe märkusena,
Et minu meelest ettevõtjad tegelikult on alati nagu suurepäraselt hakkama saanud oma äri ja müügiga. Et riiki ongi täpselt selleks vaja sul appi ministrite tasemel, et need litsentsid kätte saada või et näiteks mingid sadamad omavahel koostööd teeks, noh, väga suured nagu sellised koostöölepingud, et see, et kui me teeme siin firma, hakkame neid toole laudu tootma, siis meil küll ministrit kaasa pole vaja, et me suudame ilusti ära müüa seda ise ka. Ja võt ma tahakski sellest politiseeritusest nüüd kinni võtta, et noh, kui vaadata sellist kaasaegset kaubandusajalugu ja noh, need uuemad teooriad ütlevad, et noh, et ida ja lääs on alati isegi rohkem kaubelnud, kui me oleme noh, arvanud, eks ole, kõik need siiditeed ja noh, nii edasi, Marco Polo ja nii edasi, et noh, et pidevalt käisid, eks ole, kaubad, eks ole, noh, kõik läksid siin läbi kõik need Buharad ja need, eks ole, et läbi Pärsia ja noh, nii edasi ja no minu jaoks on alati see küsimus olnud, et noh, miks me ütleme, et ta on siis politiseeritud, et kas Hiina on siis noh, ta on alati selline olnud või on tõesti praegu see kommunistlik partei on kuidagi teistmoodi. Noh, selline poliitiline süsteem, eks ole, et noh, et see on nagu ajutine nähtus, on see nagu pidev nähtus või noh, kus see politiseeritus tuleb. Ja, kas see läheb nüüd, on loota, et see läheb kuidagi nagu paremaks mingi või me peamegi leppima, et nii ongi, nii jääbki. No see on lihtsalt tsükliline, noh, et Deng tegi lahti, siis mingi teine tüüp paneb kinni, siis kolmas tüüp jälle teeb lahti. Noh, Trumpiga on ju tegelikult sama noh, küsimus, eks ole, et üks päev on üks, teine päev teine, eks ole, et iga USA president teeb midagi muud. Aga ma ei tea, mulle tundub, et see ei olegi Hiina nähtus, et ega Euroopa Liit on ju samamoodi politiseeritud, et mida lubatakse turule ja mida mitte, et tollid reguleerivad seda. Ja siis ma mõtlen, et politiseerituse probleem seisneb selles, et sa kunagi ei tea ette, kuidas Hiina riik võib vastata mingisugusele, ma ei tea, Eesti riigi otsusele või sõnavõtule. Et noh, mõnes mõttes need tariifid ja tollid, need on nagu ette nähtav protsess. Me enam-vähem teame, millal nad kehtima hakkavad, palju nad kehtinud on, mis nende tõenäoline suurus on, aga noh, Hiina puhul me tegelikult ei tea, kuidas ta otsustab karistada, et Eestit on ju karistatud, kui me ehitasime sinna saatkonda, see saatkonna ehitus pandi mõneks ajaks kinni, ma ise olin samal ajal ka Pekingis, et see nagu mastaab tegelikult võib-olla see, mis nagu hirmutab, me kunagi ei tea, kui nii-öelda paika Hiina tahab meid panna. Noh, jällegi, et mina saan aru, et seal on ju kaks probleemi, et noh, siis spetsialistid saavad öelda, et noh, sul on tegelikult Tiibet ja Taiwan, eks ole, noh, laias laastus, et noh, Hiina ei ole ju ajalooliselt vähemalt olnud ülimalt ekspansionistlik, eks ole, noh, täna tal on see Taiwani probleem, et ütleb, et Taiwan on tema oma, noh, see on ka keerukas, ja noh, teine koht on siis see Tiibet, eks ole, aga no ega ta nüüd ei ütle, et mingi kolmas koht on ka veel tema oma või Vietnam on tema oma või noh, seal on muidugi need 7 saare, see Seven Dash, eks ole, see asi on ka muidugi veel. Indiaga vist on ka mingi piiri. Praegu on ka uiguuride teema, et Eesti on ju ka näidanud initsiatiivi koos Põhjamaade ja teiste Euroopa riikidega selle uiguuri küsimuse kritiseerimisel, et uiguurid on nagu uus teema ja see on ka Hiinaks punane. Politiseeritus ka, et võib-olla ongi väga suur vahe, et näiteks noh, kui me vaatame praegu Trumpi ja Euroopa või Trumpi ja Hiina kaubandussõda, et seda räägitakse puhtalt tollidest, aga eriti mis puudutab näiteks Eesti suhtlust, et siin tuleb see element mängu, et keegi kõrge poliitik meil võtab Dalai-lama vastu või võtab nagu positiivselt sõna sel teemal ja siis järgmine hetk avastada, et me piimatootjaid enam müüa ei saa. Et noh, see on nagu see element, mida tegelikult mujal maailmas sai kohta siis. Ja ma arvan, et see ongi, noh, mina ütlen, et see on ka selgelt ebaõiglane, et karistatakse tegelikult nii-öelda valet inimest, noh siis Eesti ettevõtjat. Ma saan aru, mis Hiina kalkulatsioonis on, et see ettevõte nii-öelda läheks ja hakkaks sudima ja tekitaks mingid sisepingeid ja võib-olla looks mingisugust fooni siseriiklikult ja võib-olla tal on mingi mõju, et ju ka Hiina saatkond Eestis ju kutsub ka nimekaid Eesti ettevõtjad siis riigipüha vastuvõtule, et noh, see on ka selge tagamõttega, et see ei ole lihtsalt, et tule sööme siin nuudleid ja räägime mõnusalt juttu. Aga noh, ma lihtsalt üritada nagu Hiina kaitseks midagi välja mõelda, et noh, mingid positiivsed, negatiivsed argumendid, et noh, Hiinal on ikkagi väidetavad need geograafilised piirid ees, eks ole, et Indiaga on ikkagi mägi vahel, eks ole, no, ütleme, millega on neil ühine piir ja noh, see on see, noh, öeldakse, et Venemaa probleem, et Venemaal ei ole Euroopaga seda noh, looduslikku piiri, eks ole, väga head piiri, et no siis Venemaa argument on alati see, et olete Euroopas meile nagu kallale tulnud, eks ole, noh, sul ei ole mingit mäge või jõge või no mingid kõrbe seal vahel, eks ole. No, seal... Hiina on ju mingi loogiline geograafiline moodustus ikkagi minu arvates. Ja no see ka, et lõpuks on riikide ametlik poliitika, mis on ka Eestis, on see ühe Hiina tunnustamine, et noh, meil ta oli president Meri ajal juba 90-ndatel, kus nagu öeldi selgelt välja, et Eesti tunnustab ühe Hiina poliitikat ja tegelikult nagu siiani keegi ei ole seda kuidagi teisiti väitnud, et see, mis nüüd
ongi Leslie tõi välja see saatkonna ehituse periood või see praegu viimaste aastate periood, et see on tihti olnud nagu ikkagi Eesti poliitilised soolod või näiteks Leedu näitel, see oli konkreetselt ühe poliitiku seal see välisministri soolo, kus ta ka terve riikide vahelise suhte põhja lasi, sest talle isiklikult tundus õige mõte sel hetkel. Aga see küsimus, mis ma enne küsisin, oli see, et kas me peamegi eeldama, et nii-öelda hoomatavas tulevikus ongi nii, et Hiina puhul see ettearvamatus, et mõne Riigikogu liikme positiivne avaldus Dalai Lama suhtes või Taiwani suhtes ajab lörri terve piimatööstuse sektori ekspordi, et kas see ongi see nii-öelda reaalsus, millega me peame arvestama, et see nüüd ongi järgnevad, ma ei tea, 30-50 aastat niimoodi? Ma ütleks enne sellest ühe mõtte siia, et lihtsalt ma arvan, nähes nagu Hiina suurust ja Hiina valitsust, siis neil on arusaamatu, et keegi võib üldse soolot teha, kas siis parteist või poliitikust, et sul ongi riigi nii-öelda arvamus, kõik see on altpoolt kokku lepitud. Neil on mõistetamatu, kunagi ma mäletan Venemaa puhul, kui oli UK-ga üks juhtum, oli arusaamatu Venemaa jaoks see, et kuidas on võimalik niimoodi, et peaminister ei saa kohut mõjutada. Et kuidas nagu kohus langetab otsuse ja peaminister ütleb, et ta ei saa midagi teha. Aga Leslie, mis sa arvad, kas see Hiina puhul, kas see jääbki nagu selles mõttes nii-öelda meie hoomatavas tulevikus niimoodi, et ongi sellised äkilised? Ma arvan, praegu võib-olla üks asi, siin sai USA-d ja võib-olla Trumpi puudutatud, et kuna on olemas meist hullemad, et siis võib-olla me ei paista silma nii hästi, et kui me isegi mingisuguse, meil on tegelikult ka viimase 2 aasta jooksul olnud ju poliitikud, isegi Riigikogu liikmed on ju kohtunud siin Tiibeti eksiilvalitsuse esindajatega, et märkimisväärselt midagi pole juhtunud. Et ma nüüd ei tea, kas praegu piimaeksport pandaks sellepärast, praegu me ei saagi eksportida, litsentse veel ei ole, et kas see pandaks kinni siis või mitte. Ma pigem kahtlen selles, sest Hiina eesmärk on ka praegu ju natuke Euroopat ikkagi positiivselt hõlmata, kuna leitakse, et USA vastu nendel on strateegiliselt ikkagi olulisem nii palju Euroopast võtta kui vähegi võimalik, et ma arvan, et nad ei hakka endale jalga tulistama sellistest, mahud on väikesed, aga see mainekahju on ju tohutu tegelikult, kui Hiina hakkab mingeid riike karistama, et Leedu puhul nad nägid, et suur Euroopa on vähemalt alguses, praegu võib-olla see õhin natukene lahtunud, aga suur Euroopa ikkagi tuli niivõrd kuivõrd Leedu selja taha, vähemalt alguses. Nüüd võib-olla seal on mingi kriitilisi seisukohti ka olnud, Leedus on 6 valitsus juba. Aga... Ma saan aru, et Leedu on tegelikult tänaseks ikkagi kaugenenud sellest sealsest vahepoliitikast, kus nad nagu väga vaenulikud olid, et täna pigem otsitakse, et saaks uuesti normaalse suhte luua. Jah, et mõtlen lihtsalt see, et ma arvan, et nad praegu päris seda ei tee, mida nad tegid võib-olla siin 5, 7, 8 aastat tagasi, kus oli oligi ummisjalu joosti Hiinasse ja siis oligi lihtne riike karistada, kuna oli ju see tonaalsus vähemalt Euroopas, Ameerikas võib-olla mitte nii palju, et kes see viimaseks jääb ilma, eks. Et ühesõnaga, kui Hiina saab aru, et meil nii hirmus isu sinna minna ei ole, siis tal ei ole ka mõtet väga üle reageerida. Ma arvan küll, et strateegiliselt seda ei ole mõtet teha, kuna ju uudised kõik kirjutavad sellest ja riigid ikkagi ju näevad, mis toimub, et mainekahju tegelikult on see, mis Hiinal läheb korda. Seal minu Shanghai perioodil oli sama, et ka keegi Eesti kõrgetest poliitikutest võttis, meeldan, see oli samuti Tiibeti mingi delegatsiooni vastu, aga tegelikult nagu Hiina, nende probleem ei ole kunagi selles olnud, et keegi kohtuks ja suhtleks omavahel. Probleem on selles, kui seda tehakse ametlikult pressiürituste, kaamerate, kõige sellega, et siis just, kui nad võtavad seda kui nii-öelda rünnakut. Täpselt. Ma lihtsalt mõtlen ka, et huvitav, miks nad suur riik ja miks nad peaksid iga pisiasja peale mõnes mõttes ju reageerima. Faktiliselt suheldaks ei ole probleem, aga ma arvan, see ongi, et nad on nii oma selles nagu maines ja selles tervikus kinni, et kui keegi nagu neid avalikult torgib, mis jõuab Eesti pressi välismeediasse, siis see on selline solvang nende jaoks, et Üks asi, mis on võib-olla ka natuke arusaamatu, on Hiina ja Taiwani suhted, et Hiina, eks ole, ametlikult Taiwani eraldi seisva riigina ei tunnista.
peab seda enda osaks, samal ajal Taiwan on nagu pool autonoomne või täiesti autonoomne üksus, eks ole, kuigi teda ei tunnistata väga paljud riikide poolt. Aga kui nüüd vaadata, ma ise ka käisin Taipeis, Taiwanis lennukiga läbi Shanghai ja ma arvan, et see on üks tihedamaid lennuühendusi üldse maailmas on Shanghai ja Taipei vahel. Ehk et nüüd Hiina ja Taiwan suhtlevad üliaktiivselt nagu äriliselt, samal ajal nad on kogu aeg nagu sõja äärel, et kuidas see on nagu võimalik, et ühest küljest on see kogu aeg nagu tunne, et nüüd homme hakkab sõda, aga tegelikult nagu taustal toimub täiesti normaalne äritegevus. No, see on jah selline huvitav küsimus, kui need vandenõuteooriad otsida, kui ma ise ka viimati vaatasin, siis oli muidugi see, et kui see lahutamine toimus, siis see vist võeti need kullavarud kaasa, eks ole, natukene kui naljaga pooleks teha, aga see selleks, et küsimus on jah selles, et kas üldse see, mida siin arvatakse, et äkki tekib mingi sõda, seal Taiwani osas, eks ole, et kui te seal Hiinas olite, et kas see üldse on reaalne või võimalik, eks ole, näiteks, et kui sul on nii tihedad sidemed, eks ole, et jällegi, et sul on nii lihtne seda majanduslikult mõjutada või üle võtta, milleks sa peaksid seal seda militaarset midagi nagu täristama. No ütleme ajaloos ikkagi kõige verisemad sõjad ongi olnud ja vennatapusõjad, Jugoslaavia lagunemine, praegu mis Ukrainas toimub, et need tihedad suhted, ma arvan, otseselt tegelikult ei mõju nagu, ma arvan, väga tugeva argumendina, et minu meelest, milles probleem, ma ise mõelnud päris palju selle peale, miks me räägime kogu aeg selle sõja võimalikkusest, et kui ma ise Taiwanis olnud ka rohkem seda akadeemiliselt uurinud ajalugu just, kuna tegelikult Taiwan nähtus on hästi põnev nähtus, et miks ta selline on, nagu teda on, siis mulle ikkagi tundub, et see on selline natuke see nagu lääne fenomen, mida ma tegelikult üldse ei salli. Kui ma Hiinas elasin, siis päriselt mitte sellepärast, et ma oleks propaganda keskel elanud, vaid päriselt, kui sa elad selles regioonis, saad aru, et maailma keskpunkt ei asu Euroopas, vaid sa hakkad seda maailma kuidagi teistmoodi tajuma ja kui sa elad ka seal, näiteks Taiwanis, siis inimesed keskenduvad ikkagi ju igapäevastele tegevustele, ka siin, kui on valimised Taiwanis, läänemeedia keskendub ainult sellele, et kas nüüd tuleb sõda või mitte, aga tegelikult kui sa vaatad neid valimisi, viimased, mis ma vaatasin valimiste debatte, erinevaid poliitikute sõnavõtte, siis tegelikult seal on kõik samasugused probleemid põhimõtteliselt nagu siin läänes on ja need inimesi tegelikult huvitavad hoopis muud asjad. Mul oligi Leslie sama küsimus, et kas on nagu see, mis me Eestis arvame Euroopas ja USAs, et tõsine probleem on ja sõda tuleb. Sest mul on ka aja jooksul Taiwani sõpr olnud, keegi ei ole nagu öelnud, et see on nagu top 1 või isegi top 3 asi, mille peale meie pered mõtlevad. Et kui seal koha peal olla, liikuda, jälgida seda meediat, siis protsentuaalselt tegelikult see sõja võimalikkus või tõenäosus ega nendes meediakajastuses seal jääb ikka kindlasti alla 5% või isegi vähem veel. Et ma arvan, et see on jälle see, et me siit läänest vaatame ja me paneme neid probleeme sinna neile külge. Selge see, et see oht on potentsiaalselt olemas ja see oleks väga katastroofiline. Ja võtaks selle sõjateema siis juba nagu lahti, et on erinevaid väiteid. Üks väide on see, et Hiina ei ole väga selline militaarne tsivilisatsioon, eks ole, et kui ajalooliselt vaadata, eks ole, Zheng He oli see nuured pöördus tagasi ja ta ole väga palju neid vallutussõdasid pidanud, pigem ta on nagu kaitsesõdasid pidanud, nende mongolite ja teiste vastu. Samas kui ta 20. sajand ja see kodusõda, mis neil ju pikalt oli seal teise maailmasõja ajal, see oli ikkagi 10-15, ma ei tea ka, mis need numbrid olid seal, palju surma sai, eks ole, siis on ka teine, eks ole, kuidas teie tunnetus on, et millist tüüpi tsivilisatsioon ikkagi see Hiina on, et on ta selline rahumeelne, et meile tundub idamaine enesesse vaatav või on ta ikkagi selline. Kas nad üldse oskavad sõda pidada, et tegelikult kui vaadata kas või 20. sajandit, et nad said ju ikkagi jaapanlaste käest päris kõvasti peksa, nad on vennatapusõda oli kõva, seda küll, aga ma mõtlen nagu kui rääkida välisvaenlasega võitlemisest, et need on seal koloniseeritud või poolkoloniseeritud prantslaste ja inglaste poolt üksikuid sadamaid, nad on jaapanlaste käest üsna tugevalt peksa saanud, et ei tundu nagu olevat nagu väga edukas sõjapidaja rahvas, et kas see Hiina sõja, Taiwan on küll kordades väiksem kui Hiina, aga ta on mägine ja saar, et seda vallutada nagu ütleme väga lihtne ju ei ole.
no ütleme siia vastu, et ma ei tea, kas kõik meie kuulajad teavad, et Taiwanis elavad ju täpselt samasugused hiinlased. Nende võimekus on siis tegelikult ju sama, mis Mandri-Hiinas. Seda küll, nende kasuks räägib topograafia ja geograafia natukene. Aga kahjuks väiksus. Jah. Ja ütleme, ajaloos tegelikult Hiina ei ole üldse nii suur olnud, kui ta praegu ju on, et ka hiina keeles on see termin sisemaa ja et kui hiinlased tänapäeval, no see on igapäeva kasutuses, nad räägivad nagu sisemaast, siis kõik saavad aru, mida see tähendab ja sisemaa tähendab siis, noh, see on võib-olla isegi keeruline siin geograafiliste nimedega hakata ütlema, võib-olla sa ei ütle väga palju midagi. No, sisuliselt see tähendab siis Pekingist kuni lõunani Hainani saareni, aga siis kõik see Qinghai, Tiibet ja Xinjiang, Gansu, Sise-Mongoolia, see kõik jääb välja sellest, et see ei ole tegelikult ajalooline Hiina territoorium, et sinna nad on hiljem laienenud, kunagi ju, no ütleme siin 3. sajand enne Kristust, nad küll juba ulatusid Kasahstanini välja, aga nad võib-olla kõike, tol ajal ju riigipiirid taju tasandil võib-olla ei olnudki päris sellised, nagu tänapäeval on. Nii selgeks poliitiliselt paika pandud. Aga see kultuuriline häll või see nende selline nagu Lebensraum või nende ruum, et see on tegelikult oluliselt väiksem kui Hiina tänapäeval on, et nad on ikkagi hiljem isegi 10, 11, 12 sajand, 12 võib-olla juba hilja, aga 10, 11 sajand, kuidas tekkis Laose ja Tai riik, Han-hiinlased liikusid Lõuna-Hiinasse ja sealt Tai rahvad liikusid Kagu-Aasia poolsaarele, et tegelikult ka Lõuna-Hiinat Han-hiinlased ei kontrollinud, ütleme kultuuriliselt nii tugevalt kui täna, et jah, seal Tang Song ja kõik see Yuan dünastia kuni 13 sajand, muidugi nad kontrollisid seda juba ka sõjaliselt, aga etniliselt tegelikult nad liikusid alla ka suhteliselt hilja. Ütleks aga kas nad liikusid, ma ei tea, kui sa tead kohe, kas oli siis sõdadega või nad lihtsalt laienesid või ma saan aru, et need Chinatownid või No dünastiad langesid, siseprobleemid olid, otsiti tööd, oli nagu sisemigratsioon ja samamoodi ka Birmasse, et Birma ju täna põhirahvus Pamarin on algselt pärit Lõuna-Hiinast, nad suruti nii-öelda sinna sisse, et nagu rahvaste rändega ja mitte üldse väga kaua aega tagasi. Aga Hiina siis, kas ta on nagu sõjaliselt nagu osav rahvas või on neil sellist tugevat militaartraditsiooni, et nad on suutnud edukalt naabreid vallutada ja... Ma arvan, et see on nagu väga ohtlik ja libe tee, sest Jaapan elas kuni teise maailmasõja, kuni aastal 1895 ainult enda saartele ja pärast nad olid ju kõige hullemad militaristid, tapjad, vägistajad üldse. Okei, et kui me mõtleme Jaapani peale, et siis kuskil aastal 1900 oleks ka võinud öelda, et need jaapanlased ei oska sõda pidada. Ja aga neid ei peetudki ju... Ja vaata aastal 1943 näiteks, kuhu maani nad olid jõudnud, eks ole, Austraaliani välja sisuliselt. No ja ma ütlen veel vahele, et mina ju nõukogude ajast mäletan, kas sa nägid ka, kui kinos käisid, siis tulid need ju need newsreelid või ma ei tea, mis nad olid. Rikvad, kus näidati seda, neid veresaunasid seal, eks ole, kus nende mõõkadega löödi ikkagi päid maha. Ja aga niimoodi, 10-aastastele poistele. Kusjuures niimoodi oligi, et Briti võim siis kuningakoda tunnustas Jaapanit võrdväärsena alles pärast seda, kui jaapanlased võitsid venelasi 1905. Kusjuures ka meie osalesime seal. Port Arturi. Ja et ka Tallinna sadamast läksid ju Tsaari-Venemaa sõjalaevad välja. Kusjuures sellega on huvitav, Kuressaare lossis on meil siin teise maailmasõjagne fotonäitus ja ma nüüd ei taha valesti öelda, kas selle esimese või pigem teise maailmasõjagne, kus on ka Hiina sõdurid Saaremaal olnud, aga ma võib-olla räägin oma vaatest ka korra selle, et kas nagu Hiina, et kas ta on sõjakas või agressiivne, et kui võtta selline hästi primitiivne ajalugu, et mitu tuhat aastat keisri võimu ja siis selle ülikiire lagunemine
ja noh, mõttes nad on olnud ikkagi on ju riik, et kelle juurde välismaailm peab tulema ja audientsi paluma ja noh, nemad kas siis nagu võimaldavad selle või mitte, et see on nagu see identiteet, kus paar tuhat on aastat olnud ja siis noh, sisuliselt need lühikese ajaga said noh, peksa nii brittidelt kui prantslastelt kui Ameerika kontsessioonid olid samuti on ju Shanghais ja mujal. Ja noh, kas või selleni välja, et seal lääne inimesed panid parkidesse sildid, et koerad ja hiinlased mitte lubatud. Et noh, see on võib-olla nagu see kõige madal punkt ja noh, tänane nagu Hiina on sama, et nad on valmis tegema mida iganes, et mitte sinna punkti enam sattuda. Ei Ameerika ega kellegi teise nagu survel, et see on see võib-olla, kus nad täna asuvad. Ja mina nagu kardan hiinlaste puhul seda, ma üldiselt, kui ma elasin Hiinas või üldine võib-olla hinnang hiinlaste, kas on sõjakas või mitte, ma pigem ütlen, nad ei ole sõjakad. Ütleme, kui Hiina ei oleks kommunistlik, ma arvan, enamus Hiina kriitikuid peaks hiinlasi suhteliselt meeldivateks inimesteks. Aga mulle tundub, kui nüüd vaadata nooremaid hiinlasi, kes tulevad peale, mulle tundub, et nad on palju natsionalistlikumad, rahvuslikumalt, osad ma arvan haridussüsteemi ja meediamaastiku kontrollituse tõttu, aga mis mu nagu hirm on see, et kui me räägime siin, et Hiina on kogu aeg nii-öelda omas ruumis olnud, ma arvan, et see on õige, aga nüüd, mida Hiina teeb, ta on nii-öelda tegelikult tajunud, et tal on võimekus olla globaalne superjõud ja ma kardan, minu hirm on siis see, et nad võib-olla psühholoogiliselt ei saa sellega hakkama, kuna nad ei ole tegelikult 5000 aastat globaalselt kunagi mõelnud. Et täpselt nagu Priit rääkis, et nad ootasid, et tullakse neile, koputatakse uksele ja siis nemad ütlevad, et kas me teeme siis kaubandust või me ei tee kaubandust ja kui tihti me seda teeme. Et Jaapanist olid ainukesed, kes selle ei allunud, et kuni Lõuna-Hiina kuningriikideni välja ju käidi Pekingis ja siis ka Nanjingis. Ma arvan, üks asi, mida ma olen ise ka tajunud nagu ka nende aastate jooksul on, kui me oleme seal olnud, et kui võtta, mina käisin vist ka 2002 või 2003 esimest korda reisil Hiinas, aga et siis olid välismaalased, kes tulid Hiinasse, neid nagu vaadati, pildistati, kõik tahtsid suga suhelda ja see kestis edasi nagu, ma arvan, olümpia oli ka nagu väga selline, et välismaalastest peeti väga lugu, aga just see 2015 ja sealt edasi, kus riigi võim globaalselt aina tugevnes, siis kuskilt maalt hakati nagu seda vaatama, et puhtalt nagu indiviidi tasandil, et aga et kuule, et ma tegelikult olen sust rikkam, mul on ka Euroopas majad, Ameerikas 20 sportautot, kõik muu ja siis nagu tekkis see üleolek ja ma arvan, nagu ma ütlesin ka, et me oleme alates COVIDist käinud, aga ma arvan, et see sama natsionalism ja see nagu uhkus, et me olemegi kõige kõvemad ja kõige võimsad, et see on miski, mida ka riiklik poliitika tegelikult on toetanud seal, et Leslie, sa oled neid bännereid näinud. Aga vaata, siit tekibki meil selline fundamentaalne küsimus, eks ole, ütleme, et Hiina ja venelased ju kritiseerivad ka ameeriklasi ja seda lääne ühiskonda, et huvitab ainult nagu raha, eks ole, aga et siis vastuargument on see, et aga mis siis alternatiivid on, eks ole, et kui meil nagu raha ei huvitaks, eks ole, mis siis järgmised on, venelased ütlevad, et davai, eks ole, mine sõjaväkke, eks ole, et ma ei tea, mis hiinlastel on, Paul Kennedy on öelnud, et hiinlased ei saa kunagi rikkaks, kuna nad on mängurid, ma ei tea, eks ole, selline nagu argument, et kui hea või halb see on, eks ole, teda huvitab ainult raha, et mis siis see Hiina nagu see, ma ei tea, see sisemine tung või midagi taolist on. Lääne ühiskonnas me vähemalt teame, et me tahame nagu rikkaks saada raha, eks ole, ja fine, eks ole, kui midagi kaasneb, aga mida siis hiinlased tahavad? Aga tegelikult, kui vaadata Ameerika edu peale, eriti siis 20. sajandil, siis Ameerika kõige suurem ekspordiartikkel on ikkagi olnud kultuur, eks ole. Ameerika kultuur, selle kandjaks on meelelahutustööstus, selle kandjaks on, ma ei tea, minu pärast kas või teksapüksid, eks ole. Et see Ameerika unelm on see, mida on müüdud siis, eks ole. Et Hiinal ei ole sellist globaalselt atraktiivset kultuuri, et meil on täna isegi Koreas on K-pop, eks ole. Tegelikult ilmi aidata võtame toidukultuuri. Kas on inimene tänapäeval nagu läänemaailmas, kes ei ole Hiina toitu? Hiina toit, tõsi, jah.
Ja, ma räägin ühe hea jutu vahel, et kui sa võtad keskmise sellise USA või politseifilmi, kuidas see algab, eks ole, et politseinik kutsutakse sinna kapteni juurde ja see politseinik sõibab kaptenil näo täis, eks ole, kapten võtab talt võib-olla relva ja märgi ära, seal on kohe konflikt, eks ole. Siis ma vaatasin mingit Hiina filmi, eks ole, mis oli see, et siis oli niimoodi, et kõik said kokku ja siis, eks ole, et vanem härrasmees rääkis ja siis nad ütlesid, et jah, et teil on õigus, eks ole, nüüd me läheme kõik koos, eks ole, ekspeditsioonile. Muidugi aitas kaasa see, et see vanem härrasmees oli Jackie Chan, eks ole. Ta oleks kohe nagu kellelegi kiiresti nagu ära löönud, aga see on väga selge kultuuriline erinevus tuleb jah välja. Ja ma tahtsin lisada siia, Kung Fu tegelikult ju on ka, mina tean mitmeid eestlasi, kes on Hiinasse jõudnud läbi Kung Fu tegelikult. Kung Fu ja Hiina toit me saime, aga siiski see ei ole konkureeri teksapükste ja Marilyn Monroe Hollywoodi ja teksapükstega see ei konkureeri. Ma võtan oma mõju ulatuselt. Everybody was fast as lightning. Eesti ju diplomaadid ja ettevõtted oskavad juba tsiteerida Sun Tzu sõjaseaduseid ja see on jõudnud juba rahvast. Aga ma arvan, meil tegelikult võib-olla natuke eelmise teema puudutuseks veel, et inimesed ja riigid, et kas rikkaks saada, et mina olen kasvanud ka 90-ndatel ja me siin laua taga oleme kõik seda perioodi Eestis näinud, et ma nägin päris palju sarnast kasvu tegelikult ja muutust Hiinas, nagu meil see 90-ndad siin, et ka ikkagi mingist teisest süsteemist nullist alustada ja riiki väga suur rikkus luua sellega, et see on päris sarnane. Et see on umbes sama, et me ütleme 90-ndate alguses vaatasime soomlastele alt üles, neil oli kõik olemas, nad olid rikkamad, targemad, ilusamad ja nüüd me vaatame soomlasi nagu endaga võrdseid või isegi kohati vaatame ülevalt alla võib-olla, eks ju. Nojah, aga ma tuleks ikka oma selle jutu juurde tagasi. Vaata, et lääne ühiskonnas on ikkagi poliitiline võim on väga selge, et mingi rahateenistuses me võime niimoodi öelda, või majanduskasvu teenistuses, ütleme niimoodi. Aga mis siis Hiinas on, eks ole, mille teenistuses on Hiina poliitiline võim, kas siis riigi suuruse või ei tundu, et on otseselt majanduskasvu või majandusliku heaolu või mingi sellise asja teenistuses. Leslie võib sellest täpsemalt rääkida, aga see oli Deng Xiaopingi tsitaat, et kas oli getting rich first või getting rich is glorious, et see oli nagu Hiina presidendi sõnum rahvale, et saame kõigepealt rikkaks ja siis tegeleme muude asjadega. Ja kui me räägime Hiinast, et Deng Xiaoping 70. lõpus, eriti 80. alguses tõi ikkagi ju fundamentaalse muutuse hiinlaste eluhoiakutesse, et ühel hetkel rikkaks saamine ei olnud patt enam. Et see oli tohutu kontrast võrreldes Mao Zedongi püüdluste ja unelmatega, aga mina julgeks küll väita ja minu meelest enamus ikkagi lääne inimesed, kes Hiinaga tegelevad mingil määral akadeemilises mõttes, et hiinlased on ikkagi kordades materialistlikumad kui lääne inimesed, et nende kommunistliku partei ju see nii-öelda legitiimsus põhineb sellele, et nad on hiinlased vaesusest välja toonud. Nüüd tuleb, mulle tundub, et nüüd tuleb juurde, nagu siin varasemalt natuke me ka puudutasime, on see, et Hiina rahvas on võimsaks tehtud, et see on nagu see teine võib-olla nii-öelda silt, mida nad siis väga edukalt müüvad hiinlastele. Kas või lihtsalt vahele seesama Pekingis, Shanghais juba on ja siin 15 aastat tagasi oli brändikultust näha, et kui me arvaks, et Hiinast tuleb võltskaup, siis ma ei tea ühtegi nagu endast lugupidavat hiinlast, kes oleks võltsbrände kandnud, et see pidi alati originaal olema, sest sellega sa näitad oma positsiooni jälle. Ma praegu enam ei tea, aga ma mäletan seal 15, 16, 17, kui ma käisin rohkem Hongkongis seal messidel, siis kuskil seal meediast või kohalikust meediast ma lugesin, et hongkonglastel pidi keskmiselt olema kõige rohkem kasutusel krediitkaarte, et käia brändipoodides ja Hongkongis on ju suured lääne brändide poed, et see on terved alleed neid. Aga kui me nüüd üritame võrrelda, et mis see siis ühe või teise tsivilisatsiooni selline kreedo või unelm on, et mulle tundub, et Euroopas on meie kreedo heaolu, mitte rikkus, vaid heaolu. Me oleme juba rikkad, eks ole. Ja, et me tahame lühemat töönädalat, me tahame nagu chillida, mõnusalt elada, kultuuri nautida, toitu ja tingimata asjade soetamine ei ole enam eriti noorema põlvkonna jaoks oluline, eks ole. Ameerikas on number 1 on, eks ole, mida rohkem asju sul on, seda kõvem tegija sa oled, ehk ülim materialism. Nüüd Venemaa kreedo on
rikkus ei ole tähtis, heaolu ei ole tähtis, peaasi, et meid austatakse, et me oleks võimalikult suured, tugevad ja kõik meid kardaks, eks ole. Et mis see Hiinas on? No mul esimene, mis mul seostub sellega, ma pakun, et nad endiselt kestavad, et nädalavahetuseti Hiina parkides siis nii-öelda kaaslase leidmise turud ja mitte poisid tüdrukud ise ei otsi endale kaaslasi, vaid nende emad-isad on seal. Plakatid on üleval, aga see ei ole selline nagu pehme, et see on nagu jube materialistlik, nagu sa just ütlesidki, et mingil hetkel oli standard, et sul peab olema mehena korter, auto ja mingi väga kindla siis summaga sissetulek. Kaasavarali viimane number oli mingi 50 000, eks ole, naelades. Näiteks, aga kui sul ei ole mõtet nagu minuga rääkima tullagi. Ei, selles mõttes Hiina on mina julgen küll väita, et Hiina on klassiühiskond, sest kui minu enda tutvringkond on rohkem Pekingi seotud, et seal päriselt inimesed need Exceli tabeli järgi arutavad välja, et kas me oleme siis samas kategoorias või mitte. Ja seal ei ole 1-2, seal ei ole nagu rikas ja vaene, vaid seal on neid siis kümnendikke oluliselt rohkem. Et kui sa aasta sissetulek ületab 100 000 eurot näiteks, et siis sa oled uues klassis kohe, et siis sa saad juba järgmise taseme inimestega. Aga teeme siis selle teema siis juba nagu lõpuni, et siis on meil see kultuuri teema nagu tehtud, et ma saan aru, et seal on see konfutsionism, eks ole, seal on siis natukene vist on buddhism ja teisi religioone, aga ma saan aru, et see religioon ongi siis materialism või neil ei olegi mingit sellist, No religioon ma ei julge üldse öelda. Või religioon või uskumus või mingi selline. Ja ametlikult on ju religioon on ju ka kommunism, et kui küsitakse, mis on su religioon või usk, või religioon, siis usk, siis Hiinas ametlik õige vastus on ka kommunism, see on nagu üks valikutest. Aga ma tahan enne need krediitkaardid ja kommunism ülemineku mõttes ma arvan, ja et me ei teeks hiinlastele liiga. Et tegelikult mida nad ikkagi ju väärtustavad, aga jälle mul tundub, et see on nagu nii-öelda asistatud väärtus, et on haridus. Et kui me siin enne saadet natuke rääkisime konfutsionismist, siis see on ju, mida hiinlased ikkagi väärtustavad, on haridus ja väärtustavad oluliselt rohkem, ma arvan, kui läänes. Aga sellepärast, et haridus on tee rahani. Täpselt, et seal mõttes nad nagu asistavad selle. Et kui sa oled filosoofia professor, kes või filosoofia mingi filosoof, kes on vaene ja tegeleb filosofeerimisega ja väga haritud, siis see ei ole tingimata, mida väga hinnatakse, et pigem mingi amet, nagu ma ei tea, arst või advokaat, mis on nagu nii-öelda kõrgesti makstud elukutse, eks ole. Miski, mida ma veel nagu koha peal tegelikult olen kogenud, et konfutsionismile eelneb omakorda taoism on ju Hiina ajaloos ja natuke nagu sarnane nagu meie eestlaste selle hiie usuga, et seal ka, et kuigi elu on muutunud täna materialistlikuks, aga seal oli ka näha, et inimesed nagu hakkavad tagasi natuke liikuma, mitte võib-olla küll väga avalikult, aga oma nagu selle taoismi juurde, et siis kui sul on nagu see rikkus kui sul on asjad olemas, siis on nagu järgmist midagi, siis on saadis et seal mingi väga suur ettevõtjate nagu kabinettides ja laudadel oli rikkus on kõigil on autod olemas, oli neid kujusid ja rituaale näha. Aga see tähendab seda nagu, et kui me tahame nii-öelda Hiina, et kui vajutada õigetele nuppudele Hiinas, ehk et kui me tahame Hiinaga miskit laadi äri ajada, eks ole, nii-öelda ise teenida siis Hiina arvelt, et siis see nupp, millele vajutada on see, et tuleks näidata Hiina partnerile, et see meie omavaheline tehing on talle väga kasulik, et aitab tema jõukust suurendada ja selle abil. Et see on nagu kõige tähtsam. Täpselt, eks ole, see on ju perfektne kapitalistlik ühiskond, see, mis ma praegu kuulen, eks ole, et maailm lõi kapitalistliku ühiskonna ja pani talle nimeks Hiina, eks ole, selles mõttes, või jumal lõi kapitalistliku ühiskonna. Ma arvan, lihtsalt Eestist me ei suuda seda näidata, sest kui sul vastas on keegi seal varaväärtusega 50 miljardit, siis ega me siit varaväärtust ei suurenda. Kusjuures ma alles täna hommikul Hannole saatsin ühe päringu Hiinast, et otsitakse ettevõtteid, mida võtta 100–500 miljonit väärtusega üle. Eestist jääme hätta natuke, et ja kuigi ma saan aru, et meil ju Wise'i omanikud juba on päris rikkad, aga ja ma ei hakka nime nimetama, aga siin üks nii-öelda maja, mida praegu läheb vist arendamisel Tallinna kesklinnas. Mäletan, ma ei saa tõlk või kunagi juba tegelikult ammu taheti seda arendama hakata. Ja siis otsiti ka hiinlaste käest raha ja siis ma olin seal tõlk ja siis tutvustas, Eesti siis ettevõtja tutvustas ja rääkis väga ilusasti ja
ja siis hiinlased vaatasid, ütlesid, et me nii väikeste summadega ei tegele siin. Nojah, aga siis on, mulle kõlab ju kõik väga hästi, eks ole, ja nüüd mul on väga suur probleem, eks ole, ma olen ise investor ja ma viimased, ma ei teagi, kuna ma viimati või võib-olla üldse ostnud, aga viimased 10 aastat kindlasti ma olen julgenud Hiinas midagi osta. See on nagu väga levinud seisukoht Eestis, et senikaua ikkagi, kuni seal on selline võim, nagu ta on, eks ole, et mingid Hiina aktsiad või midagi osta või Hiinas investeerida või siis saada sellest Hiina materialistlikust, eks ole, buumist osa, aga ei julge. Vietnamit ma olen ostnud, see ei ole mul käis hästi nagu lõppenud, aga ma arvan, aga miks ma siis ei julge, seletage mulle palun. Ma arvan, tead, sa kaudselt oled ikka nagu seda Hiina edu ostnud, et kui sa oled investeerinud kuhugi firmadesse, mis tarbijale suunatud tooteid toodavad, et siis... kui sa ilmselt BMW-d või Volkswagenit ostad, siis saad suure tõenäosusega ostad ka Hiina turgu, see on meil õige. Tänapäeval ju päris palju Hiina ettevõtted on ümber kolinud Vietnamis, nii et võib-olla see oli ka kuidagi... Mul on alla tulnud kolinal, eks ole, ma ei tea, mul oli Vietnam hästi läinud. Aga ma näiteks, ma isegi vaatasin üle, üks tuntumaid on investeeringuid Warren Buffetti Berkshire investeering BYD-sse, Hiina elektriautode tootja juba 2008, täna mõeldes üli ettenägelik käik, et nad siis investeerisid 200 midagi miljonit, said 10% vastu. Nad on täna pool sellest umbes maha müünud, aga selle 5% väärtus on üle 2 miljardi. Ja Berkshire endiselt omab on ja BYD-st seda 5% tükki. Volvo kuulub on ja hiinlastele. See on õigus, jah, ma olen Berkshire aktsionär ka. võt. Mul läheb tuju paremaks, nüüd aitäh, eks ole, mulle meelde tulnud. Aga kas see trend, et Hiina nii-öelda käib mööda maailma ringi ja ostab siis üles igasuguseid asju, võib-olla Tallinna kesklinna kinnisvara arendus on talle liiga väike tükk, aga võib-olla näiteks Rootsist võiks Rootsis üks autofirma läks hiljuti ja või näiteks see sama tunnel, eks ole, Eesti ja Soome vahel või mingi muu selline suur taristuprojekt, et kas see on nagu asi, mis nagu aja jooksul nagu hoogustub veelgi, et kas me näeme seda, et Hiina huvi ka Euroopast ettevõtteid ja äriprojekte üles osta või siia investeerida võiks ajas kasvada? Ma ei tea, kas kasvada, aga ma arvan, nad valivad praegu palju hoolikamalt. Siis ma mäletan, kui siin 16, 17, 18, kui massiliselt osteti Euroopast kokku, siis mingi delegatsioonid käisid ka siin Eestis, oli seal siis Hiina riigitegelasi, oli ettevõtteid, nagu suured riigiettevõtted. Ja siis ikka sai muljetatud, et mida on siis viimasel kokku ostetud. Ma mäletan, üks hea näide oli vist... Nüüd eksi vist oli AC Milani ostsid hiinlased mingi aega ära ja siis tuli ka jutuks, et mis see ettevõte, täiesti tundmatu ettevõte oli, aga lihtsalt kuna Hiina pankades sai nii lihtsasti laenu, siis massiliselt ostati laenu abil üle maailma kõike kokku ja lõpuks selles mõttes läks käest ära, et hakati ka ostma mingi jalgpalliklubisid ja igasugust jama ja nüüd päris suur osa nendest on maha müüdud tegelikult, aga mida hiinlased ikka endiselt tahavad, on kõrgtehnoloogia ja suured taristuprojektid, et hiinlastel raha on. Ma olen suht hiljuti rääkinud, ma julgeks öelda hea haardega Hiina ettevõtjaga ja siis tema ikkagi ütles, et Hiina probleem riigisiselt praegu on ikkagi see, et mitte et raha ei ole, vaid keegi ei julge seda kuhugi panna. Et on selline nagu stagnatsioon, aga et välismaale pannakse hea meelega. Et mul tegelikult isegi siin 2 kuud tagasi üks järjekordselt küsis, et kas Eestis on mingid, enam mitte see, et kas on igasugust projekti, vaid kas on mingid kindlat projekti, kuhu raha panna, et see jääks sinna ja teeniks mingit väikest passiivset tulu. Ütlen ka korra vahel, et tõesti, et see trendi tipp oli äkki mingi siuke 2015-16, aga siis see läkski üle piiri, et peamiselt olidki Hiina suurettevõtjad, kellel võib-olla põhiäri oli mingi toitlustus või kinnisvara ja ostsid kokku hotelliga ette kõike muud, aga mis on huvitav, et nad ei ostnud tegelikult tootlust, et nad ostsid endale kroonijuveele. Et oligi tähtis omada hotelli Londonis, midagi New Yorgis, Tallinn ei pakkunud. Aga mina olen kogu aeg aru saanud, see on diversifitseerimine, et sa tahad, et sul mingid varad oleksid võib-olla Hiina riigi sellisest asjast väljaspool. See on sama Vene motivatsioon, et kas sa siis jätad kogu oma raha ja kogu oma vara Hiina või mine tea, eks ole. Aga need suured, oligi
ma ei tea, naljakas näide, et meie Coca-Cola Plaza on ja mis kuulus AMC-le, USA börsifirmale, AMC omakorda kuulus Vandale, mis on Hiina börsifirma. Et noh, tegelikult käisime Coca-Cola Plazas, tegelikult käisime hiinlaste kinos, et jah, et ma arvan, et see popcorn õnneks ikka sai, mitte. ma ei usu, et see nagu Hiina raha ära kaob või et see nende huvi, mitte meie Eesti võib-olla, aga laiemalt lääne vastus kuidagi lahtumas on, et pigem on see, et igasugused piirangud on nii peale pandud, et ka riigid enam valimatult ei võta seda Hiina raha vastu, et ma arvan, et tänu sellele võib-olla need mahud on väiksemaks läinud, aga hiinlastel huvi on ikkagi olemas. See on üliõige point ja et noh, 10 aastat tagasi noh, need piirangud võib-olla põgusalt arutati, aga noh, me räägime siin on ju nende investeeringute sihtkohtadest, et Saksamaa, Prantsusmaa, Itaalia, Inglismaa, noh, Ameerikast rääkimata, aga täna nad on kõik nagu võtnud selle, noh, eriti mis puudutab sadamaid, lennujaamu, noh, ma arvan, siin on väga raske Hiina rahal täna tegelikult. Samamoodi ka droonid ju, kui me mõtleme DJI drooni, millal tema edu ikkagi globaalselt välja tuli, oli siis, kui nad ostsid rootslaste selle Hasselbladi ära, nad said ligipääsu maailma tipptasemel optilistele siis klaasidele või seadmetele ja panid siis oma nende lendavate masinate külge ja oligi olemas. Ja noh, siit tekib muidugi see moraalne argument ka edasi, noh, milles ju ameeriklased süüdistavad hiinlasi on see, et nad on ikkagi IP-d, eks ole, noh, niimoodi selliste ebakorrektsete meetoditega või noh, üle võtnud või noh, varastanud või noh, mis iganes, eks ole. Timaks noh, korrektselt litsentse teinud, eks ole, noh, sama argumenti võiks muidugi 19. sajandi öeldi, et noh, ameeriklased tegid seda sama asja, noh, nagu inglastega, eks ole, nüüd ongi see küsimus, et noh, võib-olla arengutsüklisse üritadki kopeerida, et noh, kas selle taga on siis mingi selline pahakavatsus või noh, see on paratamatu arengutsükli osa, et noh, sa käid seadustega noh, niimoodi liberaalselt ümber. Võiks öelda seda, et ühel hetkel võiks hakata Hiinal endal tekkima mure oma intellektuaalomandi kaitse vastu. Täpselt, eks ole, et tuleb mingi järgmine, India tuleb või see, ma tahtsingi välja tuua, et see ei ole enam üldse uus asi hiinlastele, kuna Hiinas, noh, ma arvan ka või siin ütleme 10 aastat tagasi võib-olla ma esimesi meediaraporteid lugesin sellest, kuidas hiinlased omavahel varastavad üksteise pealt ja tegelikult Hiinas seda intellektuaalomandi kaitset on võetud palju tõsisemalt kui varasemalt. Aga võib-olla mitte sellepärast, et otseselt läänlasi kaitsta, noh, kuigi mingil, ma arvan, jah, mingi koefitsiendiga see ka pädeb, aga pigem kuna riigisiseselt on see muutunud palju olulisemaks küsimus. No, ma kujutan ette, kui nad jõuavad mingisugusele tasemele või on ise juba nii-öelda maailma tasemel, siis on nende enda huvi ka kaitsta oma intellektuaalomandit, eks ole. Aga see on ka siuke nagu printsipiaalsem küsimus, et me oleme hiljuti AI tulekuga seda näinud, kus alguses pidi on ja kõik olema open source. Ehk et kui me laseme selle IP vabaks, siis tegelikult inimkonna mõttes see areng võib nagu palju kiirem ja võimsam olla. Versus siis on ja eelkõige see lääne lähenemine, et see on minu omand, mul on siin aed ümber, saate ainult siis, kui maksate mulle. Et ma arvan nagu Hiina kultuuris, mingid naljakamad näited, et see, kus on kopeeritud ja on Euroopa linnu, mitte ainult maju, aga terveid külasid ja neid presenteeritakse uhkusega, kuigi eurooplased vaatavad seda väga kummaliselt, et ma ei tea, miks te meie Austria küla kopeerisite, aga seal on see, et teil on nii ilus, et see on nagu kompliment teile, et me tahtsime ka. Nigulisti kirik on ka tehtud Huawei siis campuses on olemas meie Nigulisti kirik. Ja ma olen seda pilti näinud ja ma vaatasin seda üht ja teist, ma saan aru, seal on nagu kombo mingitest Praha hoonetest ja Nigulisti kirik. Ja see on siuke rahvusvaheline campus siis, kuhu oodatakse talente üle maailma ja siis mina lugesin selle kohta, et seal hiinlaste loogika oli see, et tekitada nende siuke kodune tunne, et kui nad siin välismaast siin campuses on, mis ma arvan meie jaoks ei tundu üldse nagu atraktiivne, et pigem võib-olla vastupidi. Mis siin Hiinast rääkida, Las Vegas on samasugune ju, et seal on ka Eiffeli torn ja püramiidid ja kõik. Aga ma kuulen seda juttu, aga ikkagi mul on mingi selline kõhedus sees, et kui ma otse peaksin mingit Hiinat nagu ostma, eks ole, aga siis on siis ikkagi see kommunistlik või see poliitiline süsteem, et see poliitiline süsteem on nii väga üheülbaline või et te siin räägite, et mida mina kuulen, et tegelikult nagu täitsa toredad inimesed ja kõik majandus õitseb ja midagi taolist. Mis need peamised riskid siis?
ei, ma See ikkagi häda nagu. ma arvan, inimesed seal ongi ju tore, kui me mõtleme siin, ma ei tea, Taiwani peale või Hongkongi või Singapuri peale, kus on ju kõik tegelikult täpselt samasugused etnilised hiinlased, et iseenesest ju võib-olla on natuke kavalamad ja nahaalsemad kui lääne inimesed, aga väga meeldivad ja toredad inimesed ju. Et ma arvan, et Mandri-Hiina puhul see probleem ei olegi mitte inimesed, vaid see režiim on. No see sõltub ka nagu, et mis riskist me räägime, on, et kas me räägime nagu õigusriigist tähenduses, et kui ma läheks Hiina ettevõtte vastu Hiinas kohtusse, et mis see šanss on, et seal on seesama läbipaistvus ja võimude lahvusus nagu Eestis, eks, et see paberil on see olemas, tegelikkuses. Okei, et sa võid alati poliitiliselt üle rullida, eks ole. Et ega ometi ettevõtted käivad seal ka nagu Hiina ettevõtted omavahel ka kohtus ja ikka vaidlevad, ega see elu on sarnane. Argument on siis see, et Hiina ettevõtte USAs võib võita, aga USA ettevõtte Hiinas vaevalt. Ei, kusjuures võib, jällegi, et olla siis magistrikraadiga on ja Hiina õiguses, et päris kasutamata ressursse. päris palju neid näiteid, kus ikkagi lääne ettevõtted on Hiinas võitnud ja seal ei saa nendest päris nimeta üle. Nimeta mõni, näiteks. Minu teada Lego vist võitis selle. Ei tead, neid on päris palju. Ei, neid on rohkem, aga see ongi just sellepärast, et kui sa oled ikkagi väga nimekas ettevõtja, vahet üle, kas USA või Euroopa või sa võid ka Lõuna-Korea oma olla, et need on nii suure avaliku tähelepanul olevad protsessid ja seal nagu Hiina peab tagama tegelikult selle õigluse, sest nad endiselt saavad ju miljardites välisinvesteeringuid, et USA endiselt paneb on ju miljardeid Hiinasse iga aasta, Saksa paneb, seesama ülejäänud Aasia paneb, et see, et me siin sellest ei räägi, see ei tähenda, et see tegelikult ei toimuks. Aga see tähendab seda, et risk on siis, kui sa oled väike nagu Eesti ettevõtted, kui sa oled Lego või teine ülemaailmselt tuntud bränd, kes suudab tekitada meediakära, et siis on see üks argument, miks võib-olla sind ei ahistata, aga kui sa oled mingisugune väike Eesti mööblitootja, eks ole, siis see ei pruugi alati nii olla ju, H&M ikkagi väga korralikult karistati hiljuti ja ka ju Lõuna-Korea suurt kaubandusketi Lottet ju, neil tõmmati põhimõtteliselt presendi peale ja kaubanduskeskustele öeldi, et lõpetage oma tegevuse ära, et teie tegevus ei vasta siin tuleohutusnõuetele. Ma ise nägin pealt seda, kuidas oligi, tõmmati tellingud ja present peale ja terve suured kaubanduskeskud pandi kinni lihtsalt. Aga mis see taustapõhjus seal oli? Kuna Lõuna-Korea lubas Thaadi raketisüsteemid enda territooriumile ja need raketisüsteemid, nende radarid on nii võimsad või on nii võimsad, nad suutsid ka siis katta osa Hiinast ja läbi nende siis nägi kõiki Hiina militaarõppusi ka. Sest see on nagu üks asi, millele ma ise täitsa hea põhjus. Olen ka mõelnud, et meil poliitikud on tegelikult nagu kõik need viimased 15 aastat, kes on oma kohtumisi teinud, on öelnud, et Hiinaga on Eestil nii väike kaubavahetus, et nagu midagi ei juhtu, kui me nad kõrvale heidame, aga samal ajal unustatakse ka ära, et meil on tegelikult suurinvestorid eelkõige Rootsist, Soomest ja neid on võimalik Hiinal nagu väga hästi mõjutada. Et Eesti majandus on... aga siis ma võtan oma järgmise mure, et siis ma saan oma mured nüüd ära kurta, et järgmine mure on see, et viimase statistika järgi Hiinas jääb nüüd 3 miljonit inimest vähemaks ja mingid prognoosid ütlevad, et sajandi lõpuks on seal 600 miljonit inimest. Lõuna-Koreas lausa, ma ei tea, kukub, eks ole, mingi 30 peale või nii edasi, et seal nagu väga palju inimesi ei ole ja milles on probleem, eks ole, probleem on väga selgelt selles, et vähem inimesi, vähem jõukust, eks ole, et meil on nagu väga nagu põhimõtteline probleem ja et kui sa rääkisid sellest turust ja 50 000 ja nii edasi, ja seda ilmselt enam tagasi ei pööra, et. Ma arvan, et see Aasias selles mõttes on keerulised ajad Ida-Aasias laiemalt, kuna see nii-öelda vananemisprotsess on nii ju, ühiskonna vananemisprotsess on nii järsku tulnud, et iseenesest see probleem läänes on juba pikemalt olnud, aga kui vaadata neid sündimuskordajaid 60-ndatel, 70-ndatel laiemalt idapoolses Aasias, need olid ikkagi seal 6-7 last naise kohta ja kui nüüd on 1 või isegi Lõuna-Koreas on mingi 0,78 vist, et see on nagu nii järsk kukkumine, et lihtsalt siidi jalgadele panna seal, nagu ütleme, piltlikult visualiseerides on siidi jalgade peal on seal 200 kilo ja seda tuleb siis nagu üleval hoida, et see, ma arvan, see on tohutu väljakutse, Jaapanis, Koreas võib-olla natuke lihtsam, Taiwanis ka,
aga Hiinas, Tais, teistes riikides, kuna see sotsiaalkaitsesüsteem ei ole ju nii palju välja arendatud. Ja kui ma vaatasin neid küsimusi, mis sa saatsid mulle, siis ma mõtlesin, et kuhu hiinlased raha panevad, siis ma mõtlesin, et kui ma tean, et seda teevad, aga ma ei ole kindel, kas nad seda nii massiliselt teevad, aga kuna kinnisvarasektor on seal ju kas siis hangunud või suures osas ka kokku kukkunud, aga hiinlased on ju säästev rahvas, ega sellepärast nad ju välismaale igal poole investeerivad, et kuhu siis raha panna, et pannakse üha rohkem siis meie mõttes nagu pensionisammastesse, et see raha küll jääb nagu nende kommertspankadesse, mida siis pangad välja laenavad, aga hiinlased ise nii-öelda kindlustavad, et kui varem oli see kinnisvara, siis nüüd on need erinevad pensionisüsteemid. Aga need pensionisüsteemid omakorda fondid ju ka investeerivad nagu ettevõtlusesse, et kuhu nad siis investeerivad, kui ma ei tea, ma olen nüüd Hiina pensionär või pensionieelik ja panen raha Hiina pensionifondi, siis kuhu see fond raha paneb? No praegu on seal popid teemad, on roheenergia, igasugune taastuvenergia, roheenergia, siis kõik, mis on seotud tehisaruga praegu Hiina meediakajastusest, hiljuti vaatasin ka peaministribüroo pressikonverents oli, kus räägiti Hiina AI integreerimisest igasugustes võimalikes tehnoloogiliste lahendustesse. Lihtsalt ma arvan, et sealt nagu AI mõttes või ma saan aru, et tehnilist inimesed vaidlevad, ma nagu ütlevad, et päris nagu tehisaru ei olegi veel välja mõeldud. Aga ütleme siis nii-öelda rahvakeeles tehisaru integreerimine tehnoloogiasse toob mingi täiesti uue hüppe ja dimensiooni kogu sellest tehnoloogia maailmas. Ja ma arvan, et hiinlased tajunud, aru saanud sellest. Ma arvan, et sellepärast ka ameeriklased osaliselt on natuke paanikas, miks neil on vaja ikkagi hiinlastega mingile kokkuleppele leida, jõuda, et kui kaugele seda tehisaru siis ikkagi tohib arendada, sest läänes on mingisugused piirangud peale. Hiinas neid piiranguid ei ole, kui seal on poliitiline soov seda arendada võimalikult kaugele, haarata globaalsed turud enda alla, et siis ka seda tehakse, et mingid piiranguid sinna ette ei panda. See on ka jah, et täpselt see on üks suur argument, et tegelikult öeldakse, et Donald Trump tuleb söögi alla ja söögi peale, aga et tegelikult peaks päris palju rohkem rääkima näiteks kas või Hiina kommunistlike partei kongressi otsustest, eks ole, 10 aastat tagasi nad ütlevad, et nad tahtsid teha roheenergiat ja midagi ja täpselt ja tehisaru ja kõike seda nad täpselt teinud ja ma saan aru, et neil on ka selle järgmise 10 ja 20 aasta plaan, et kuhu nad tahavad jõuda siis aastaks mingi 2045, eks ole, ma nüüd ei suuda kõiki neid punkte siin peast nagu tsiteerida, aga väidetavad, et neil on mingi pikaajaline plaan ja nad tegelikult teevad seda, ainus häda on see, et huvitavad, kes teeb, eks. Ma jätkaksin edasi, mäletame 2013, ma lihtsalt nii hästi mäletan, ma olin Hiinas raamatupoes ja selles mõttes ma olin nagu, siiamaani olen selline natuke nagu friik, et mulle päris meeldib lugeda neid hiinakeelseid raamatuid, kuigi seal on palju propagandat ja nii edasi, aga ma olin 2013 lugesin ühte raamatut, kus räägiti siis Hiina standarditest ja ma lugesin ja minust tekkis siuke nagu kerge õuduse tunne, et ma sain aru, et meil ehitatakse siia mingid täiesti paralleeluniversumid praegu. Ja siis ma tulin Eestisse, ma rääkisin seda erinevatele inimestele ja siis ütlesid lollale, et millest sa räägid, Hiina standard, Hiina tehnoloogia ei ostagi seda. Ja nüüd on 10+ aastat möödas ja Hiina standardid juba ruulivad. Et kui me räägime 6G-st näiteks, 5G on juba ajalugu 6G-st, kosmosetehnoloogiast, Hiina massiliselt surub erinevates standardikomisjonides, rahvusvahelistes standardikomisjonides oma standardid läbi ja kui ma olin seal seotud Eesti saatkonna ehitamisega Hiinas, ma nägin, mida tähendavad Hiina standardid. Need ongi kohati täiesti teistsugused ja kui sinu tootmine ei ole nende järgi kohaldatud, siis sa ei olegi võimeline tootma selliseid asju. Üks põnev lugu ka, mis ma lugesin, Foxconn, üks Hiina suurimaid ettevõtteid, Taiwani omanik tegelikult, natuke tundmatu nimi meile, aga enamus iPhone, mis inimestel käes on seal toodetud. Aga Foxconn hiljuti kuulutas välja 3+3 strateegia, et on 3 prioriteetset tööstust, mis on elektriautod, digitaalne tervis ja robotika ja 3 tuumtehnoloogiat, AI, kiibid ja järgmise põlvkonna kommunikatsioon. Et mingis mõttes kordab osalt seda, mida te just juba rääkisite, aga kui me küsime ka, et kuhu investeerida, ma arvan, see sama 3+3
see on nagu see suur laine on ja mis juba ei no selge, käib. et aga vaata seal siis oledki, et nii me oleme selles samas kohas kogu aeg nagu tagasi, et näed, kõik kõlab nagu päris nagu mõistlikult ja eks ole, et tõesti, eks ole, et väga palju virkasid käsi, eks ole, selles mõttes, aga ikkagi nagu ei julge, eks ole, kas siis poliitilise süsteemi peal. Aga mida me kardame selles mõttes, et mida me Hiina, ütleme juhul, kui Hiina tõesti muutub maailma domineerivaks jõuks ja investeerib igale poole, ka Eestisse hakkab omama, ma ei tea, siin taristut ja mingisuguseid elutähtsaid võrke, et me kardame ju tegelikult väga lihtsalt kardame seda, et see on nagu täielik jälgimise kontrolli ühiskond ehk et Hiina näotuvastustehnoloogia jälgib meid magamistoas, tänaval ja spordiväljakul, kui me käitume ebakorrektselt või eksime mingi reegli vastu, jookseme liiga kiiresti, lähme vales kohas üle tänava, siis meil ei lubata enam välismaale minna või me ei saa enam pangast laenu. Et me tegelikult kardame seda nagu totaalset jälgimis- ja kontrolli ühiskonda, et siis see nii-öelda partei või see suur vend, kes iganes on, see hakkab meie elu nagu detailideni kontrollima ja tal on täielik juurdepääs sellele, mida me teeme, kus me käime, kellega me magame, mida me ostame. Ma arvan, et me ei karda üldse seda, sest see on meil mingil määral käes juba nagu praegust ma läksin siin üle tänava, läksin vale koha peal ja siiamaani pole midagi juhtunud veel. Mulle tundub, et see, mida me tegelikult kardame, on see, et meil on nagu vaikimisi aktsepteeritud, et me jagame kogu oma personaalset teavet Ameerika ettevõtetega, aga me ei taha seda teha Hiina ettevõtetega. Me usaldame Ameerikat millegi pärast rohkem kui Hiinat, vähemalt kuni viimase ajani usaldasime. Aga et sa jälgid ka seda Hiinat, kas on siis seal ikkagi selline totaalne jälgimine või või on meil lihtsalt paisutatakse ka seda üle või on see koha peal tõesti pilt selline? Ma ei tea, nii ja naa, kui nad tahavad, nad leiavad kõik üles. Aga ma mäletan COVID ajal üks juhtum oli, kuna Hiinas olid ju koroonapiirangud hästi karmid ja inimesed reaalselt pandigi koduaresti, kui sa rikkusid. Ma mäletan, üks tuttav läks Euroopast tagasi, Shanghai lennujaamas ei allunud korraldustele, otses mõttes jooksis ära rongi peale, sõitis teise linna ja siis helistati talle öelda, et pannakse vangi selle pärast, et sa nüüd rikkusid neid reegleid ja jõudis koju midagi juhtunud. Aga võib-olla Hanno, sa oled mitu korda küsinud läbivalt seda, et miks näiteks sa ei julge Hiinas investeerida, et lõpuks on seesama see õiguskindluse küsimus ka nagu laiemalt, et üks on su ettevõtte ja poliitika, et mida ettevõtte juht võib teha, aga teine on see, mis võib kuskilt kõrgemalt ootamatult tulla ja sama asi omasid Nasdaqil Palantiri ja ma ei tea, mida iganes veel ja siis tuli Trumpi 50% on ja tollide otsus ja tegelikult see õiguskindlus ei olnud sul seal ka nagu on ju olemas, et võib-olla see ongi see maailm, kus me täna elame, et muidu võiks arvata, et selline otsus tuleb Hiinast, et nagu meil oli Alibaba ja Jack Ma, väga lihtne sulle vastu vaielda, et Donald Trumpi saab 4 aasta pärast maha valida, Xi Jinpingiga ma ei ole veendunud. Aga kas küsimus ongi, et kas su portfell peab see 4 aastat vastu? Et ainus vahe siis on praegu see, et nagu Hanno ütles, et demokraatliku riigi nagu USA puhul me teame seda, et ajutised kõrvalekalded võivad olla ja isegi päris ootamatute tagajärgedega, aga varem või hiljem nagu need normaliseeruvad ära. Hiina puhul meil seda lootust ei ole, et me tegelikult ei tea. Me ei saa eeldada seda, et... Minu argument on ikka see, et sul on võimude lahusus. See pikk argument on ju selline, et miks Euroopas üldse, meil on see demokraatia on see, et meil kiriklik ja ilmalik võim oli lahutatud, mida siis idamaistes, eks ole, et Venemaal ja väidetavalt ka Hiinas kunagi ei olnud, eks ole, meil juba sealt tekkis see, et see võimude lahusus, kanossas käimine, kõik sellised asjad ja see, mis tegelikult Trumpi ju korrale kutsub või Trumpi korrale kutsub, on tee turg. Turud kusuvad, kui turud kukuvad, siis tegi Donald Trump või eks ole, et UK-s võeti ju Liz Truss maha, eks ole, et kuu ajaga turud võtsid Liz Trussi maha tuimalt, eks ole, pensionid kukkusid, eks ole, tegelikult Trump ka, kui ta näeb, et turud kukkusid või 10-aastane USA võlg läks üles, siis ta peab nagu backtrackima. Seda Leslie kindlasti Putiniga ei juhtu midagi, eks ole, ma ei tea. Oskab hästi kommenteerida, aga ma arvan, et Hiinas turg kutsub täpselt samamoodi korrale, et kas või kinnisvara, et kui on näha, et nüüd on krahh tulemas, siis sa ei võta küll nagu Xi Jinpingi maha,
aga nad peavad reageerima, et nagu ühiskonna stabiilsuskiirelt luua, et kas on siis intresside tõstmise langetamisega, mingi uue laenukrediidi andmine. See on väga, väga huvitav point jah, et kui nüüd oletame, et juhtub niimoodi, et Hiina valitsus teeb nagu dramaatilise valeotsuse ja turg siis reageerib sellele nagu väga järsult, eks ole, et kas nad siis tunnistavad seda otsust, kas nad korrigeerivad seda või nad pigem ajavad sellist panevad nii-öelda tuima ja ütlevad, et turg on loll nagu Trump. Ma ütleks konkreetselt, siin on mitu näidet, kas või enne see 2008 kriis, kus Hiina tegi, kas oli ka 800 miljardit päästepaketi ja nüüd COVID ajal samuti, et seal on nagu valitsusel neid hoobasid rohkem, et sa saad intresse nagu päevaga sisuliselt muuta, kui sa tahad, erinevalt on ja aga korra vahetaks teemat, eks ikka now for something completely different, et natukene, et inimestel ikka sellist kultuurilist või meelelahutust ka pakkuda, et te olete seal käinud, et kui keegi Hiinasse satub, et mida seal ikkagi vaadata või muuseumid või Forbidden City'sse vist ikka ei lasta või minu teada või lastakse nüüd või? Lastakse ikka, jah, et mida seal vaadata, te olete käinud, et kui keegi satub, et mida siis Hiinas teha, et automuuseum või ma ei tea. Kõigepealt öelda elektriauto muuseum juba on või ei ole? Kui sa ei ole Hiinas käinud, mina olen kõikidele soovitanud, Hiinas peab oma elu jooksul ära käima, sest ta on siuke nagu sisuliselt teine tsivilisatsioon. Ta on nii suur, ta on nii võimas ja sa kuidagi tajud seda mastaapsust, kui sa seal koha peal oled, et mina julgen küll öelda, et ta annab sulle vähemalt kui sa teadlikult tarbid seda ruumis olemist, ta annab sulle mingid teised dimensioonid. Praegu on sinna lihtsam minna ka, nüüd on ju viisavaba on vist 6 aega. Jah, et tegelikult mina viimati... Mingit eurooplasi kinni ei võeta või midagi. Kas või ma mõtlen ka, et mida vaadata, et ma ütleks, et kõige moodsam, ilusam lääne arhitektuur ei ole täna läänes, vaid Hiinas. Et kui vaadata, mida on Hiina suurlinnas ehitatud, et ja Itaalia arhitektide, Jaapani arhitektide, USA arhitektide poolt, et olles nüüd ise ka Euroopas ja USAs reisinud, et ma ei näe nagu just nagu sellist linnapildi ilu ka, kui Hiina uutes linnakeskustes näeb. Ja minule pigem Hiina puhul just meeldis, kui ma Hiinasse läksin, mul oli see kindel kriteerium, et ma ei lähe väikestesse kohtadesse maapiirga nii-öelda päris Hiinat otsima. Et ma tahtsin olla ainult Pekingis ja kõik need valikud, mis ma panin paberile, asusid kõik Pekingis. Ja ma täitsa teadlikult tahtsin Pekingis elada ja hiljem ma ei ole seda üldse kahetsenud. Minu meelest see oli väga õige otsus, sest see kultuuri kondents, mis seal on lihtsalt nii rikkalik, et mul väga meeldib Pekingis käia ringi, vaadata neid ajaloolisi hooneid, need on mastaapsed, suured. Ja kui sa liigud ikkagi nendes kompleksi ringis, sa võib-olla natuke paremini hakkad tajuma seda, kuidas hiinlased tajuvad maailma. Et nad ikkagi näevad ennast, järjekordselt see on väga klišee, aga siiski ma julgen rõhutada, et selles on ikkagi oma iva olemas. Hiina on ju hiina keeles keskriik ja nad on ajaliselt sedasi ennast näinud ja nad ka päriselt igapäevaelus tajuvad seda. Ja kui sa käid nendes, näiteks Keisri palee, see on tohutult suur, minu lemmik objekt raudselt Hiinas, olen seda ka nagu sügavamalt uurinud, lugenud akadeemilist kirjandust selle kohta. Seal on tohutu filosoofia taga, kõigi nende kompleksi hoonete taga, kõik need käigud, uksed, mis on need väiksed sümbolid, mis on katuste peal, ka mingid värvilahendused, et seal on täiesti oma filosoofia kõikide sammude taga. Ja see on ikkagi minu meelest ikkagi väga põnev, see on väga oluline seal käia. Minu meelest, kas ei olnud see Henry Kissinger ka, kes ütles, et hiinlaste maailm on selline nagu Hiina Keisri palee, et iga käigu taga on uus käik ja see on täis ootamatus ja see tegelikult kunagi ei saa aru, kuidas hiinlased mõtlevad. Ja siis nende suurlinnade kontrastid, et miks mulle näiteks Hiina meeldib nii palju rohkem kui Lähis-Ida, on see, et seal on just nii palju ajalugu, et Lähis-Idas nagu seda vanalinna kui sellist see ei leia, aga Pekingis eriti, Shanghai nagu see vanalinn on rohkem, siis on ja see prantslaste ja itaallaste loodud eelmise sajandi alguses, aga see, et sa Pekingis võid nagu kohalikus väga lihtsas
poest saada 1-2 euro eest nagu ülimaitsva söögi, aga võid ka täpselt sama roa tellida 100. korrusel on ju seal Grand Hyattis ja maksta 100 eurot, et see valik, et sa võid nagu mõlemat proovida, ma arvan siin soovitada ka, et kui lähte, siis proovigegi mõlemat, et mina ütlen siiamaani, ma julgen öelda, ma nüüd käin ka Jaapanis ja kõige parem sake, mida mina olen oma elus joonud, jõin ma Pekingises restoranis, kuhu Priit mind viis kunagi ja ma siiamaani mäletan, et mu elu parim sake. Okay. Me oleme midagi sarnast saanud Jaapanis. Midagi muud ka mäletad sellest. Ja ma ei ole midagi sarnast saanud Jaapanis, kus on ka pakutud nii-öelda nagu väga head sake, aga minu meelest ei ligilähedane. Ja seda on ka hiinlased ise öelnud, et parimad Hiina köögikokad asuvad ju kõik kas siis Shanghais või Pekingis, et nad on sinna kokku tulnud. Sinna sellesse kategooriasse, et maailma parim viski on nagu Jaapanis ja nii edasi. Aga sellest toidu puhul natuke sarnane kogemus, et ma ütleks ka, et nagu, ma ei tea, kas parim, aga üks parimaid näiteks Itaalia või Prantsuse köök ma olen saanud Hiinas. Londonis on see selgelt parem India toit kui Indias, eks ole, et aga see on huvitav, et te mainisite seda ajalugu minu jaoks ja ma mäletan oma nii-öelda esmamuljeid Shanghaist just, et minu jaoks oli suur pettumus see, et see on nii moodne, et seal ütleme Euroopas sa ikkagi leiad vanalinna, mis on ka ütleme 500 ja rohkem aastat vana, eks ole, Hiinas ja need Hiina tuttavad, kellega ma rääkisin, ma saan aru, et nende kultuuris nagu ei hinnata seda, et nende jaoks see vana lobudik nagu ei ole midagi väärt, et selle asemel tuleb teha uus ilus pilvelõhku ja seda hinnatakse rohkem, et tegelikult selle ajaloo puudumine, ma saan aru, et paljuski see kultuurirevolutsioon oli selle taga, et need ära lõhuti, aga seal nagu minu arust ma nagu läksin eeldusega, et ma näen seal seda Hiina 1000-aastase riigi ajalugu, aga ma olin väga pettunud, et okei, Pekingis tõesti on neid hooned, aga näiteks Shanghais on seesama, see Prantsuse kontsessioon on ju 100 aastat vana või umbes nii, et ta ei ole midagi vana selles mõttes. Et see ülimodernsus, aga see ajaloo või selle antiigi puudumine oli minu jaoks päris üllatav. Ja, aga sealt edasi Suzhou aiad täiesti maailma meistriklass, et kõik need see on erinevad need aedade kompleks, et kuidas seal ikkagi väikeste elementidega mängitakse sinu selle nagu maailma pildiga, et sa vaatad kuskilt aknast läbi, et kas siis edasi on sul see bonsai, mis siis Jaapanis on bonsa, et see on tegelikult Hiinast pärit, et see on nagu miniatuurne taime siis, ma ei tea, siis istanduse või istutise. Et kuidas mängitakse nende elementidega, täiesti minu jaoks ikka siuke vaimne ekstaas, et lihtsalt käin nendes aedades ringi, on seal siis kuskil on vee-elemendiga rohkem mängitud, on tehismäed ja need tehismäed on siis tehtud kividest, mis on uuristatud jooksva vee poolt augulisteks, jälle see on see kõik see taoistlik filosoofia. Minu mõelest tohutult põnev, siis lähed sinna Xi'ani, aga ma tahangi rääkida Xi'anist terrakoota sõdalas, et ma lugesin raamatut selle kohta, Hiinast ostsin, et kuidas nii-öelda meieni siis jõudis, et kui need avastati juhuslikult, sellest on rohkem räägitud, aga siis sellest võib-olla vähem, et tegelikult alguses hiinlased üldse ei teadnud, et mis nendega peale hakata. Isegi kohalikud külamemmed öösel matsid kõik need killud tagasi maa alla, siis nad arvasid, et nüüd on teemal valla päästetud. Ja see oli siuke 2 nädalat käis, et kaevati, selle maeti maha ja selle kaevati. Aga küsimus oli, et mis me nendega peale hakkame? Et okei, tulid üha võimsamad ja ilusamad kujud välja, aga mis me nendega peale hakkame? Ja siis vastus oli mingi komisjon, kes oli siis Pekingis kohale saadetud, et me saame neid välismaalastel näidata. Mitte see, et nagu ise kuidagi võib-olla väärtustada seda, vaid vastus välismaalastel. Ma olen ka Xi'anis käinud, see on päris kihvt muuseum, kus nad eksponeerivad neid ja siis ostsin ka selle raamatu kaasa. Lugu on selline, et kohalik külamees hakkas seal põldu krõplema ja siis tuli suur auk ja avastaski. Ja siis raamatut ostes nagu külamees istus leti taga ja kirjutas sulle sisse ka, aga ma arvan, et iga nädal oli see uus külamees, kes allkirju andis. Aga veel Hiinas on ju Shanxi provints, mis siis jääb Xi'anist Kirdesse, Pekingist mitte väga kaugele, kuna ta on ajaloost väga kuiv provints, väga palju vaatamisväärsusega, maailma vanim puitpagood üle 1000 aasta vana asub seal näiteks, minust viimasel ajal isegi Eesti
kuskil ühes artiklis mainiti seda puitpagoodi, ma olin üllatunud ja ma mõtlesin, et see on kuskil seal nagu äärealadel, et keegi ei ole seda tähele pannud, aga ei, see on ka isegi avastatud teistest poolt. Et tegelikult neid kohti seal minu meelest ikkagi just põhja pool võib-olla rohkem inimest on päris palju. Täiesti nõus ka, et noh, siin jällegi Eestist vaadates, et me teame nagu võib-olla paari suuremat linna, aga kui võtta laiemalt, et Sise-Mongoolia on ju, kus saab ratsutamas käia ja seal jurdades elada, Hainani saare, mis on nagu Tai on ju luksuskurortite ja merega, et Tiibet tegelikult olen käinud imeilus, täiesti ebareaalne loodus. Ja looduse poolest ikkagi Hiinas on väga palju kohti, et kus tegelikult muidugi praegu võib-olla ei ole nagu hea reklaamiaeg, kuna ju Hiina riiklikult ikkagi praegu toetab seda siseturismi, et ka sellepärast ei ole need hiinlaste turisminäitajad Eestis taastunud COVID-eelsel ajal, kuna ei soodustata väljaminekut, vaid raha tahetakse sees hoida ja kui ma olen endutajatega rääkinud või pilte näinud, siis ikkagi kõik on üle ujutatud rahva poolt, ka mingid sellised kohad võib-olla, kus 10 aastat tagasi hiinlased nagu väga palju ei käinud. Ja see on... Natuke oodata jääb neid vähemaks. Ja ma käisin Kunmingi lähedal ühes looduspargis ja see minu saatja ka, ma ütlesin, et ma tahaks nagu ise ringi vaadata, siis ta absoluutselt ei saanud aru, et ütles mulle join the group, ma ei saanud nagu aru, et miks ma peaks mingi grupiga minema, aga tema jaoks oli täiesti arusaamatus, et ma lähen üksinda, et kuidas ma nagu kõnnin ringi ja ei olegi mingi grupi sabas, et see on nagu erinev, aga kokkuvõtteks ma tahaks seda küsida, et te olete Hiina asjadega päris hästi kursis ja ikkagi eeldame seda, et mõned ettevõtlikud inimesed kuulavad ja mõtlevad, aga ikkagi äkki prooviks Hiinas mingit laadi äri teha ja midagi sinna müüa, et mis teile nagu tundub, et kui nüüd võrdate seda, mis meil siin on, mida me oskame teha ja millest Hiinas võiks puudus olla, et mis jällegi puhtalt idee tasandil, et seda ei saa võtta. Ja senikaua kuni siis Priit ja Leslie nagu mõtlevad, ma räägin oma selle sisemise Carl Pilkingtoni ikkagi. Ma võin hästi nagu skeptikat ei ära. Ma vastan ühe sõnaga end ära, mitte millestki. Okei, aga mõtle ikka, ma räägin ikka selle sisemise Carl Pilkingtoni ära. See oli täitsa veenev, et ilus koht ja tõesti, et ma võib-olla isegi mõtlen, et elus võib-olla võiks nagu Hiinasse minna, aga kui sa ütlesid seda, et ukse taga või selle vaate taga avaneb uus vaade ja tunneli taga on uus tunnel, eks ole, siis minu ja kui investori jaoks kõlab see ikkagi selles mõttes minu jaoks on nagu natukene hirmu koht, eks ole, et sa ei saa aru. See, mida mina kuulsin, eks ole, võib-olla see on see sinu sõnum, mida sa tahtsid öelda, aga minu jaoks, eks ole, kui sul tunneli taga või mis iganes su väljend oli, eks ole, seal tunneli taga avaneb teine tunnel või ukse taga on uus uks ja siis minu kui investori jaoks, eks ole, siis see tähendab, et ja kui sa ei saa millestki aru, siis ära investeeri, eks ole, et ära pane raha on ikkagi üldreegel, aga et see on ilus ja vana tsivilisatsioon, et selle asja sa mul ikka maha müüsid. Ja Priit ütles seda, et millestki seal puudus ei ole. Kuigi näiteks hea näide praegu, ma ei tea, kas teil juba on, kellel on Labubu olemas juba? Olen pilte näinud, aga Labubu on jätan nagu vahele. hetke supersensatsioon, mis on küll tulnud Hongkongist, et need on ühed sellised nukud, mida siis tuleb koguda. Xiangkang on see, üldse ei saa. Et ühesõnaga Labubut ei olnud ka nagu mõni aeg tagasi olemas ja nüüd kõikidel Instagrammeritel peab olema Labubu kollektsioon ja mitte üks, vaid neid, mis saab kokku mingi 100, eks ole, kollektsioneerida. Ehk et tegelikult küsimus oli selles, kas inimestel on neid vaja või kas need on olemas küsimus, et vajadust saab ju alati tekitada, eks ole. Jaapanist on ka ühte teist tulnud. Et ühesõnaga, Priit, sa arvad, et Hiinas ei ole millestki puudu, mida me võiks neile müüa? No tegelikult ei ole küll, jah. Mis sa seal tegid nüüd 3 aastat? Ma arvan, selle järeldusele jõudmine oli ka nagu päris suur töö. Kas need musta leiba ja Tallinna kilused tõesti on siis? Kusjuures on. Okay. Mina olen näinud, Rotte olen näinud Hiinas ja must leib, Vene poodides on musta leib müüa. Aga näiteks ma rääkisin hiljuti ühe oma Hiina sõbraga, töötab kunstisektoris, väga varakas seltskonnas liigub ja väidetavalt nagu Hiina miljardäridel pidi olema uus pop äri, mida nad kõik peavad omama. Üks nagu hästi spetsiifiline äri ja see on bubble tea. Ehk et täna ei ole Hiinas ühtegi nagu suur ettevõtjad, kellel ei oleks vähemalt ühte bubble tea ettevõtet.
midagi müüa, eks ole, kurat, teeme kiiresti. Nii, ühesõnaga Hiinasse investeerida ei julge ja sinna midagi müüa ei ole eriti võimalik. Miks me aga tegime? väga huvitav koht. Aga ma tahan öelda, et kui me vaata küsimus, et sa ei julge investeerida Hiinasse, aga kui me räägime nagu börsi mõttes, siis sa ei peagi ju Hiina turule, vaid Hiina ettevõtted on ka ju välismaa börsidele, kuigi Ameerikast neid surutakse välja, aga noh, kui sa ju näed mingi roheenergia ettevõttes potentsiaali, siis need on ju ka Euroopas, Hongkongis või turud, mis on võib-olla natuke rohkem ette nähtavad kui Shanghai's. Või siis pehme versioon, millest me ka rääkisime, et investeeri Hiina tarbijasse. Aga ma pööran siis sellega teistpidi, et et kui siis küsida, et jah, et sul on materialism, aga materialism ei saa olla ka ju absoluutne, et kui küsida, mis on siis Euroopa väärtused, eks ole, me jõuame tagasi, et meil on ikkagi mingid 10 käsku. Ja see on see, eks ole, mida sa Ameerikas, siin oli päris huvitav, Mark Andreesseniga oli mingis podcastis see aasta intervjuu, ma ei mäleta Rostutov või kes seda nagu tegi ja tema ütles ka, et kui USAs arvatakse, et kasum on neil esimene eesmärk, siis neil on see võib-olla 3., 4., 5, et nad üritavad nagu head kodanikud või good citizen olla, mingite kristlike väärtuste või mis iganes nagu kandjad, et ma tean. Iseasi, kas nad ise ka usuvad seda? Seda küll jah, loomulikult alati on raha ja kõik need asjad, aga sa tead, et kui midagi valesti lendab, et siis me jõuame, eks ole, see regulatsioon või kuidas me selle asja lahendame, toimub mingite printsiipide järele ja need printsiibid on meile kuidagi sisse kodeeritud, et see on üks nagu näide, kunagine 100 aastat circa vana raamat, nüüd see Hiina alused eestikeelne, selline Leslie ilmselt on kätte sattunud, aga seal oli nagu selline väide, et mis eristab nagu lääne ühiskonda ja sealset siis taoismist tulenevat ühiskonda, et meil on just sellest 10 käsust tulenevalt paha tunne, kui me teeme mingi vale teo, aga sealses ühiskonnas on sul paha tunne, kui sa vahele jääd. Nii, aga sellega on kena lõpetada, et igaüks võib aga Leslie ei tahtnud midagi öelda või see oli pooleli midagi. See oli nii hea tsitaat, et sellega oleks hea lõpetada, aga kahjuks. Sa võid uuesti rääkida. Ütle lõpuks uuesti. Ja ei, mina tahtsin öelda, et mina nagu ikkagi ma näen ikkagi näiteks meie toiduainetööstusel täiesti oma väärtust, et kuna hiinlased väärtustavad puhast toitu ja me peame ikkagi Hiina turule minnes arvestama, et terve maailm ju läheb sinna kokku, et mitte ainult nad joovad eestlasi, vaid Argentiinast kuni kas või, ma ei tea, venelasteni, et kõik, kes on võimes midagi väärtuslikku tootma, et selle järele on nõudes olemas. Küsimus on jah see, et mahud kindlasti, et kas ja teine on, et isegi kui maht suudetakse pakkuda, siis kas ainult nagu Hiina turule orienteerumine on siis maandatud riskitsenaarium või mitte, et see on kindlasti ka küsimus, aga mina näen, et seal ikkagi see nagu ootus, kui me praegu näiteks räägime USA-Hiina kaubandussõjast ju, siis tegelikult USA põllumajandustooted ju suurtes kogustes ikkagi lähevad Hiina ja neid ostetakse seal. Väga siuke lihtne näide, ma mäletan Pekingis olles sai osta USA kirsse, nad olid mingi 3-4 korda kallimad, aga Hiinast ikka ossida ja see oli siuke nagu eksklusiivne kaup natukene, et said lubada endale midagi kvaliteetset. Ja seal oli ka see, et nad lihtsalt usaldasid või usaldavad võib-olla endiselt lääne toitu rohkem. Et kõik Uus-Meremaa või siin mainitud Iirimaa, samamoodi tegelikult ka Taani liha või piimatooted, Saksamaa, Holland, kõik need on tegelikult oodatud seal, et piimapulber, kuigi see on nüüd natukene kahanev nähtus, aga just seesama, et nad usaldavad tegelikult ja seda Hiina režiim, ma arvan, üleöö tegelikult ei ole võimeline looma, et nii palju, kui mina vaatasin, et Hiina riigi delegatsioonid, kes siin käisid, siis nad ikkagi tõid selle välja, et see nii-öelda puhas tootmine, mis on Euroopas, et selle järele on tegelikult Hiinas vajadus olema. See ongi nüüd küsimus, et kas on nõudlust nii palju, et kõiki neid riike siis nii-öelda ära teenindada ja kas seal on ka nii-öelda siis mingisugune poliitiline risk või mitte, et ka siiamaani ju ka Serbia, kellel on Hiinaga head suhted, väga palju neid ekspordilitsentse toiduainetööstus ei ole veel kätte saanud. Aga kui vaadata seda statistikat veel kord, siis Euroopa Liidu riikidest eelmisel aastal õnnestus äri kasvatada Hispaanial suuresti tänu sealihale, Iirimaal tänu
piimatoodetele Prantsusmaal tänu luksuskaupadele. Et need klassikalised asjad ikkagi jätkuvalt on siis olnud seal kasvus. Mul sealihaga praegu lihtsalt meenub, see oli üks küll, ma arvan, väike Hiina tootja, aga nad süstisid sealihale punast värvi, et seda müüa kui loomaliha. Nii, aga see kõlab kui äriidee, eks ole, millega on tore lõpetada, et investeerimisideede universum ja üks idee oli siis värvilist sealiha müüa, aga eks te ise kuulajad peate otsustama, kas te nendest ideedest kinni hakkate või mitte. Stuudios olid täna Hiina asjatundjad Priit Martinson ja Leslie Leino ja mitte nii suured Hiina asjatundjad Hanno Lindpere KPMG-st ja mina saatejuht Hando Sinisalu ja täname kõiki kuulajaid ka. Ja, aitäh. Aitäh. Aga kuidas päriselt asi? Ei, aga Wise ju ka siseneb Hiina turule. Et finantsmaailmas. Kas lähevad mandri Hiinasse nagu päris? Ma olen küll kuulnud ja nad ju ka Jüäne praegu vahendavad, kuigi ma ei tea, kuidas nad seda teevad, siis kuskil 10 aastat tagasi mäletan, kui üks inimene, kes Wise'is töötas, ütles, et nad ei saa Jüäne praegu vahendada, aga nüüd nad on kuidagi suutnud mingi, ma ei tea, kas läbi Londoni, kuna Londonis on ju suured Hiina pangad kohal, et kas läbi nende kuidagi. Aga kas neid kui Iirimaal on olemas, ma saan aru, piimatoote müügilitsentsid, et kas Eesti nagu läbi Iirimaa ei tohi, vaadatakse, seal on kohe selle ankeedi peal on küsimus, et mis on see algne päritolu. Sest ma tean seda, et igal farmil, igal tapamaal, kõikidel nii-öelda üksustel on oma see unikaalne kood. Sest üks see Tactical Foodback Eesti, see ettevõte, kes teeb neid kuivtoite, eks ole, ei saanud USA-sse müüa ja nad tegid selle pärast Saksamaale tehase, et nad saavad nüüd sealt nii-öelda Saksamaa kaudu müüa oma seda kraami USA, et see oli nagu ainuke peamine põhjus, miks nad seda Saksamaale selle tehase tegid. Aga see toorane endiselt tuleb Eestisse?